Jah, tervist. Ma võib-olla alustan ka sellest, et mina olen siit tegelikult ikkagi väga omas kandis. Ma ei tea, mu vanemate kodu on siit, ma arvan, 5 minuti kaugusel, et pool saali on tuttavaid nägusid täis, et see on selles mõttes väga, väga vinge. Ja mina olen siit nii-öelda laia maailma läinud suhteliselt hiljuti, et iga nädal käin siin peaaegu jätkuvalt. Ja on ka kliente siin saalis, mis on nagu erakordselt vinge. Ja loodetavasti, nagu Ain ütles, siis ka õhtul veebilehe külastavus paraneb. Aga ma väga detaili ei lähe, et siin see aeg tiksub juba 30 sekundit läinud, et tegelikult seda kogu nii-öelda protsessi ei jõua kindlasti ära rääkida, et see on selle jaoks meil on head töötajad ja head nii-öelda inimesed, kes teid aitavad siis lõpuks või aitavad kaasa. Aga alustame. Et ma keskendun peamiselt äriklientidele või nii-öelda tööstustele või siis investoritele. Lihtne põhjus, eramaja puhul pole tegelikult üldse mingit küsimust, et seal tasub alati päiksepaneel ära, see on praktiliselt ainuke variant, kuidas ise enda kulud nulli või isegi miinusesse viia, selles mõttes, et terve aasta läbi toota endale siis suvel ettemaksu ja talvel siis selle arvelt elada sisuliselt. Aga põhimõtteliselt, millal tasub mõelda, et kui on krunt alajaama või keskpinge või kõrgepingeliini läheduses, on tarbimisega tootmine, tööstus, mis iganes, põhimõtteliselt on tarbimist. Ja kui on lihtsalt soov investeerida madala riskiga sektorisse, et tegelikult neid müüakse ka arendusprojekte täna küll vähem, Eestis on teatud probleemid, et millest ma natuke räägin. Päikseelektrijaam üldiselt on lihtne, et seal midagi selles mõttes raketiteadust või tuumafüüsikat ei ole, et tegelikult päiksepark, ma ütleks, on tavainimesele või ettevõttele kõige lihtsam asi, kõige kättesaadavam. Tuulikud on jällegi suur energeetika, väiketuulikuid on olemas, aga see ei ole minu hinnangul sellisel tasemel, et see massidesse läheks. Aga üldiselt on lihtne. Päiksepaneelid, inverterid, aluskonstruktsioon, kilbid, kaabeldus ja sidelahendus ja ongi kogu päikesepark. Päikseelektrijaama rajamine, üldiselt lihtne ja meie aitame kõiki kliente, et üldiselt mida varem jõutakse meie juurde või siis sellise nii-öelda potentsiaalse koostööpartneri juurde, seda parem on. Tihti teadmatusest või üliagarusest tehakse ette ära natukene valesti mingeid asju ja siis võib-olla see lõpptulemus ei ole nii hea. Aga põhimõtteliselt, kui on olemas maa või katus, siis tasub vallaga suhelda. Siin eelnevalt ka Priidu ja üleüldiselt terve päev on käinud läbi kohalikud omavalitsused, riigi tasand, et vallaga tasub suhelda, küsida projekteerimistingimused, katuste puhul pole neid vaja, siis on liitumistaatlus. Liitumine üleüldiselt on täna kõige kriitilisem mure üldse, et maa on olemas, katus on olemas, aga liitumine üldiselt on suur probleem. Siis projekteeritakse, siis on ehitusluba, paigaldus ja seadistame sisse lülitame ja lepingud. Aga jah, ütleme, need 3 esimest punkti on sellised, mis võivad võtta täna ebanormaalselt kaua aega, ma ütleks. Et veel 3-4 aastat tagasi me võisime kuu ajaga saada ehitusloa ja liitumispakkumise allkirjastada ja siis põhimõtteliselt väga suurtel parkidel. Ja mis toimub pärast paigaldust? Et tihti ehitusprotsess on üks asi, aga mis siis hiljem saab, kui palju see nii-öelda leiba küsib? Õnneks palju mitte. Toimib ise, on suhteliselt murevaba, suhteliselt hooldusvaba, aga nii-öelda ääremärkusena, et eeldus on ikkagi see, et see kõik eeltöö on hästi tehtud ja ka teostus on hästi tehtud, et asi on küll lihtne, aga see ei tähenda, et seda ei ole võimalik valesti teha või kehvasti teha või valida kehvasid tooteid või põhimõtteliselt lahendus valesti välja töötada. Mõistlik on alati selline hooldusleping, kindlustus, kodu puhul läheb see kodukindlustuse alla,
tööstuse puhul võib-olla oma eraldi kindlustust, täna juba kõik kindlustusseltsid seda pakuvad, oskavad kaasa rääkida, jälle 5 aastat tagasi ei teadnud keegi, mis see päiksepark on ja kuidas seda kindlustama peaks. Toodangut ja rikkeid saab jälgida monitooringu portaalist ja üldiselt rikete lahendusega tegeleb töövõtja, peaks tegelema korralik töövõtja ja garantiiajad on väga pikad, et 5 aastat, 10 aastat, isegi 25 aastat, et selles mõttes hea koostööpartner on kriitiline, sest muidu tänases olukorras tuleb suurem osa ikkagi Hiinast meil neid seadmeid, et keegi tegelikult nende Hiina tootjatega ei ole võimeline iseseisvalt asju ajama hiljem. Mis siis on suurimad kitsaskohad? Et nagu mainisin, liitumine on väga suur probleem täna. Eramajadel mitte võib-olla nii väga, aga sisuliselt 16 kilovatti tähendab täna juba aasta, võib-olla pool aastat, võib-olla aasta, võib-olla isegi pikemat menetlusprotsessi ja pole arvada olukorrad, kus liitumispakkumine tuleb 17 miljonit. Et sellega tegeletakse, aga ma loodan, et tegeletakse oluliselt kiiremini, kui võib-olla päriselu seda nagu võimaldab. Ja üks mure on kohalik omavalitsus, et kohati jääb mulje, et see olukord on paranenud küll, aga kohati jääb mulje, et see nimbi nagu isegi võib-olla see ei ole elanike tasandil, aga see on kohaliku omavalitsuse tasandil natukene. Et arvatakse ilmselt, et kui me piisavalt kaua kõrvale vaatame, siis nad enam ei tule, aga tegelikult see päiksepargindus, ka tuulepargid, need enam ei kao kuhugi ja need, nagu me oleme kuulnud, tarbimine kasvab, elektrile üleminek on jätkuv, et tegelikult päiksepargid tulevad ja neid on nii-öelda, nendega on vaja siis harjuda ja vaja leppida, et nad seal põllu peal või katustel või seinte peal on. Ja viimane selline suurem mure on, et katuste kandevõime pole mõnikord piisav, eriti just selliste, ütleme siis eelmise buumi ajal ehitatud majade ja suurte tööstushoonete kohta, et tehti väga piiri peal ja siis võib juhtuda, et see lihtsalt katus ei kannata. Selle vastu kahjuks ei ole mitte midagi, võib-olla on fassaadid siis lahendus, sest et katuse ümber ehitamine on juba liiga kulukas tegevus. Ja mõned sellised nii-öelda soovitused, et kuidas siis natukenegi seda olukorda enda kasuks pöörata või sellest lihtsalt edasi minna. Et kui on suur tarbimine ja ühtlane tarbimine, näiteks meil on endal kogemus siin ühe puidutööstusega, kus võrku, seal nüüd on teine osa ehitame, kokku tuleb üle 1 megavati ja võrku anta 1 kilovatti. Ehk siis terve aasta läbi, suvel ka samamoodi piiratakse, siis inverter piirab jooksvalt vastavalt tarbimisele. Miinus on see, et suuremal osal tööstustest on kord aastas hooldusseisak ja puidutööstustel see on suvel. Et kui tööstused jõuavad sinnamaale, et nad saavad enda seisakuid teha talvel, siis ei mõjuta toodangut, aga täna põhimõtteliselt ise olen arvutanud siin teatud tehaseid, kus siis 4 megavatine päiksepark annab 10% ajast võrku, aga kui seda seisakut ei oleks, siis see oleks 0. Et sellised tööstused Eestis on õnneks, on tööstused, on kaubanduspinnad, mis eriti hästi klapivad selle päikese profiiliga, on külmhooned, et selles mõttes neid kohti on. Aga jällegi, siin võiks seadusandlus jõuda sinnamaani, et toimiks, mis nii-öelda Andres Metsoja rääkis, et mis on siis Tootsi eelis täna, et on see otseliini võimalus, aga tegelikult näiteks juba meie lähiriikides Lätis ja ka Soomes on võimalik teha need otseliine virtuaalselt. Ehk siis võrgutasu säästa selliselt, et park on siin näiteks Kehtna külje all, aga ma ei tea, suvaliselt ABB tehas seda siis saab tarbida. Siis üks nii-öelda võimalus, kuidas jällegi natuke ümber nurga minna, on, et enda liitumistaotlusel siis võrku antavat võimsust vähendada 15 kilovatini, kuni 15 kilovatised taotlust menetletakse eelisjärjekorras kiiresti.
seal on veel jätkuvalt võimalik saavutada olukord, kus nädalate või päevadega tulevad vastused. Siis salvestuse teemad on siin ka täna läbi käinud. Salvestus on tulnud eramajadel, see on juba küllaltki selline elementaarne, aga ka suurtel tööstustel on see tegelikult juba olemas. Et võib-olla me ei tee küll sellist, jällegi, nagu on läbi käinud, siis seda ei saa teha, et ma nüüd 3 päeva näiteks elan ainult selle pealt. Saab, kõike saab teha, aga see ei ole lihtsalt mõistlik. Ja siis see kohaliku omavalitsuse jutt, et tasub nendega suhelda, tasub kaasa rääkida, tasub neist aru saada, tasub lihtsalt enda argumente mõistlikult nii-öelda lauale tuua. Et me oleme näinud kohati vastuseisu, kohati, ja kõige suurem mure on see, et Eesti on tegelikult selles valguses väga suur, sest et neid arvamusi ja arusaamisi, kuidas teha, igal vald on omamoodi. Et tegelikult see võiks oluliselt paraneda, et selline kuidagi üleriigiline või kuidagi ühtlustatud reeglid on. Näiteks me tegutseme ka Leedus ja seal üldse kohalik omavalitsus ei puutu ehitusloaprotsessi. Et see on meie mõistes siis umbes nagu tehnilise järelevalve amet, kes siis väljastab ehituslubasid ja kohaliku omavalitsuse piir see nagu nii-öelda lõpeb seal, kus näiteks on keskkonna mingid mured, on mingid muud konkreetsed piirangud, aga see on selge, et siin ei olegi mõtet enam rajada, seda peaks iga maaomanik teadma. Ja võib-olla siin veel märkusena üks võimalus, mida meil ka mõned kliendid harrastavad või proovivad või ka mõtlevad, on nii-öelda agro-PV, ehk siis põldudele. Priit mainis enne enda ettekandes, et 1 megavatti saab 1 hektarile, et lihtsalt seda suhet muuta. Et teeme lihtsalt natukene suuremad reavahed, jätame põllu harimiseks ruumi ja võib-olla siis sellest hektarile paneme hoopis jällegi 0,5 megavatti, aga võimalik on kombainiga vahel sõita ja jätkuvalt kasutada põldu siis põlluna. Ja teistpidi see väärtusliku põllumaa temaatika on meil ka laual, aga tegelikult, kui me võtame kasvõi selle tava päiksepaneelid, siis hektar ja megavatt, 1 gigavatt tähendab 1000 hektarit, see ei ole tegelikult, see ei ole suur pindala. Et neid söötispõllujuppe ja asju nurgakesi on ju tegelikult palju. Ja kui me räägime maaomanikega, mitte keegi ei taha teha enda heale põllujupile nagu päikseparki. Et me otsime iga ruutmeetrit, kuhu me saame paigaldada. Aga kui see nüüd nurk läheb sinna väärtusliku põllumaa peale, siis las ta läheb. Tegelikult ei ole suur mure. Et pigem teeme korda need põllud, kuhu ei saa päikseparki teha ja mis on miskipärast paremad, kui et hakkame piirama siis nagu arengut. Siis mõned mõtted, mis on nagu arutlusel. Ma tean, et see fantoomliitumiste mure on väga suur. Eestis on väidetavalt 8 gigavatti sellist võimsust, mis ei ole veel võrgus, aga liitumised on kas siis välja ehitatud, on menetluses ja 2 nendest on näiteks Narva elektrijaamades, mis tähendab, et kuidagi tuleb nendega tegeleda. Et liitumised on välja ehitatud, aga võrku ei ole midagi ühendatud. Laual on selline võimalus, et tehakse deposiit siis megavati põhiselt aastas. Lätis, Leedus mõlemas on see olemas juba. Eestis ma tean, et see on laual, aga jah, detaile ei tea. Ja lisaks on toetuseid, PRIA maaelu mitmekesistamine, mis on selline praktiliselt olnud vist iga aasta nüüd eelarveperioodi muidugi muutus, et võib-olla seal muutub ka määrus. Aga hetkel sellises keerulises ja võib-olla samas ka põneval ajal on tegelikult neid toetusi võib tulla selliselt suhteliselt järsku, et siis peab lihtsalt, aga ma usun, et siin palju, ma tean põllumehi, palju on selliseid niikuinii toetustega kursis olevad inimesi, et siis tasub lihtsalt natukene võib-olla tihemini konsulteerida. Ja KredEx on siis üks täna selline, kes eramajadega tegeleb ja korteriühistutega, et sealt kindlasti, kui antakse, siis tasub võtta. Eriti, kui mingil põhjusel ei ole just otstarbekas või nii-öelda väga hea tingimused näiteks paigaldamiseks. Et mul endal on
täna veel maja ei ole, aga ämmal on väga halvasti katus, väga kehvasti, aga ikkagi tegime ära. Et tasub teha ja täna ma ei tea ühtegi inimest, kes päiksepargi on ehitanud ja ta mõtleb, et ei ole mõistlik, et tegelikult kõik on rahul, kes on teinud. Ja pigem täna on turg päikseparkidele ja üks võib-olla mõte, mis ma siin enne endale kirja panin, et liitumine, kui selle saad, see on väärtus ja see mitte kunagi sellest kinnistu küljest ära ei kao. Et ma ei kujuta ette, mis 10 aasta pärast toimub, et see, kellel on liitumine, tal on valuuta, tal on selles mõttes, päikseparki võib siin ehitada 300 aastat uuesti ja uuesti ja uuesti, et sellega tasub arvestada, kui keegi siin tasuvusanalüüsi teeb. Päris täpselt sain aega, et nüüd võib siis küsimusi küsida. Väga täpselt, et küsime meie teilt küsimusi, nagu ikka. Juba harjumuspärane peaks olema. Jällegi kehtib sama loogika, et hea meelega vastame. Küll väga suur on täna päringute tulv, aga jõuame ikkagi lõpuks kõigini. Tervist, küsiks seda, et mis see põhiline põhjus on, miks see nii kaua see menetlusaeg siis täna on? Et kas see ongi nüüd täpselt selle liitumise teema või on siis veel omavalitsuste poolt mingisuguseid täpsustatud nõudmisi tulnud või kus see... Pigem liitumine. Omavalitsustel on see natukene rohkem mustvalge, aga liitumisel on täna, nagu Priit mainis enne, et ma ise olen Elektrilevi taustaga ja ma tean väga hästi, kuidas asju ei peaks tegema. Et lihtsalt kaks siis nii-öelda jaotusvõrk ja põhivõrk omavahel ei suuda nagu esiteks kokku leppida. Kui täna küsid 100 kilovatist liitumistaatlust, suure tõenäosusega kõik piirkonnalajaamad Eestis on umbes, suure tõenäosusega Elektrilevi teeb taatluse Eleringi ja nad koguvad need taatlused kokku, ootavad, et tuleks veel 100 kilovatiseid, megavatiseid, 5 megavatiseid, 10 megavatiseid, saadavad portsuga selle Eleringi. See periood võib olla pool aastat, siis on Eleringisse 90 päeva, siis on Elektrilevide oma pakkumise 17 miljonit, tule uuesti. Et siis see on see nagu kõige suurem mure, et ei ole suudetud välja töötada mehhanismi, et näiteks järjekorda, Lätis, Leedus jällegi, järjekord on avalik. Et sulle öeldakse, et sa oled järjekorras, su ees on 10 taatlejat, võimsused on näha, ettevõtted on näha, siis sa natukene oskad juba analüüsida. Täna öeldakse Eestis, et sa oled järjekorras, aga kus ma tean, et ma olen järjekorras? Võib-olla see on jälle kuskilt, nagu on olnud kahjuks Elektrilevis, aga tegelikult usaldada ei saa. Jällegi, ma olen ise seal taustaga. Ja kahjuks mu enda nii-öelda otsene või kaudne ülemus oli üks nendest, kes siis selle asjaga tegeles. Ma täpsustan veel, et kas Eestis on nagu olemas mingid piirkonnad, kus täna nagu seda vaba liitumisruumi on rohkem või on see üle Eesti see probleem? No kui vaadata, Eleringil on avalik kaart, siis on Lõuna-Eesti, Tsirguliina alajaamas hästi palju võimsust, Tõrva alajaamas, Valga alajaamas. Aga me räägime siis 110 kilovoldi liitumisest, ehk siis alla 10 megavatti ei tasu. Ja seda poolt, et kuidas Elektrilevi siis selle omakorda seal nagu mahub, seda infot kahjuks ei ole, et nad on nii suure viitega alati, et seda on nagu, praktiliselt ei ole võimalik öelda. Nii, minu küsimus on, et kas täna alustades üldse uueks suveks jõuab midagi püsti panna väikeettevõtja või ka eratarbijas? Me oleme kuulnud, et ka eratarbijatel need alla 15 kilosed ei liigu. Jõuab ikka. Loomulikult sõltub tingimustest, aga eramajadel täna meil on paigaldusvõimekust, meil on tooteid laos, kui me endast räägime, küsimus on liitumine omavalitsus, et eramaja jõuab kindlasti, väiketööstus jõuab ka, suuremad asjad, kui me räägime, et me peame tellima alajaamasid, siis on juba keerulisem, et siis me räägime 7, 8, 9, 10 kuud, sõltuvalt siis projekteerimise pikkusest. Jah, toon selle Tootsi veel korra orbiiti, et see otseliin on tähtis, et seal oli vabrik, et mul on liitumine olemas, 400 amprit, aga isegi rohkem, eks ju, seal, aga ei ole kuhugi anda, sest need fantoonliitumised on kõik selle kinni pandeks, ütleme. Aga seal on alajaam, mis seisab täna tühja, eks ju, mis annab tegelikult võimaluse siis sinna tekitada neid päikeseparke oma jagu, et lihtsalt sellega võiks kiiremini tegeleda. Jah. Ja ma küsin selle sama esimesel lugemisel tõepoolest see fantoomliitumiste eelnõu on parlamendi poolt algatatuna
aga kas sa seal seda, sa viitasid selle riigi versus erasektorile, eks ole, no riigi sees on ka erasektor, kui me räägime Enefit Greenist ja nii edasi, aga meil on 2 regulatsiooni. Üks regulatsioon on selline, et kui ehitusluba ei ole realiseeritud 5 aasta jooksul, siis ehitusluba muutub tühiseks. Ja nüüd tegelikult nad on ju omavahel justkui seotud, et esimene küsimus on see, et kas neid peaks kuidagi äkki siduma. Üks asi on see deposiit, teine on see ehitusluba. Tegelikult erinevat ahelat pidi liiguvad, ühe annab siis võrguettevõtte, teise annab kohalik omavalitsus, nii nagu sa ise ka markeerisid seda. See küsimus ja lisaküsimus tuleb tegelikult sellest, et mida ma parlamendilt küsisin, parlamendis siis selle eelnõu kaitse käest küsisin ka, et kas me tegelikult ei tekita siin seda probleemi, ikkagi, et Enefit Green tegelikult või riigi suur ettevõtte sööb selle deposiidi ära. Noh, ta integreerib selle elektri hinda, tarbija maksab selle kinni, isegi kui ta ei taha realiseerida, ta maksab selle eest, eks ole. See sama näide jälle Tootsini tagasi, et alajaam ehitati valmis, see seisab vist 4 aastat tühja, aga me kõik maksame selle eest, elektrienergiat ei tule. Et noh, et kuidas seda nagu ära siis riski maandada, et riik tegelikult suure elektritootjana lõpuks ei absorbeeri seda tegelikult lõpptarbija hinda ja me reguleerime küll eraturu ära, aga need suured fantoomliitumised riigile justkui jäävad. Kas sa seda riski kuidagi, kuidas sa hindad seda? Eks Eesti Energia, ma ütlen, üleüldiselt üks suur risk selles teemas, sest et loomulikult see on võimalik. Esiteks tal täna on neid liitumisi ju väidetavalt 2 gigavati jagu, mis on nii-öelda üle. Loomulikult ta saab selle kõik kinni maksta, ta samamoodi nagu Tootsi enampakkumisel oli ju eraettevõtja ütles, et täiesti mõttetu hind. Eesti Energia läks rõõmuga ja võttis ära. Aga kuidas siis sellele küsimuse esimesel poolel, et jah, ma arvan, et see peaks olema seotud. Jällegi, kui ma toon Leedu näite, siis projekt, päiksepargi projekt on nii liitumise kui päiksepargi projekt. Ehk siis, kui arendaja saab liitumispakkumise, maksab ära selle deposiidi, mis seal on 50 000 eurot megavati kohta küll ühekordne, aga 10 megavatti juba päris suur summa. Ja siis ta hakkabki projekteerima kõike, ta saab selle ehitusloa kätte ja siis tal on aega, võib-olla nüüd ma valetan, 2 või 3 aastat ehitada. Et selles mõttes selline võiks olla. Eestis, mis on nagu kehv tagurpidi, iseenesest hea, et küsitakse projekteerimistingimusi liitumistaatluse hetkel, aga teistpidi küsitakse ka detailplaneeringut. See tähendab seda, et ma kulutan, ma ei tea, 10 000 eurot, saan detailplaneeringu kätte, kulutan aasta aega, lähen Elektrilevisse, saan pakkumiseks 15 miljonit ja siis see ei ole mõistlik, võiks olla vastupidi. Ma saan mingi 2-aastase tingimusliku lepingu pakkumise, ajan detaili ära, ei saa detaili, las läheb teistele. Et me teeme täna ja siis tehaksegi, nagu oli 2020, see 50 kilovatiste nagu gammajaam, mis siin toimus, on ju. Et täna tehakse siis 999 kilovatti lihtsalt ja ega ju inimene ei ole ju rumal, et küll lahendusi leitakse. Üks küsimus tuli vahepeal Menti kaudu, et kuidas on teie suhtumine sellesse põld versus muud tüüpi kasutamata maa? Ega üldiselt ma olen ikkagi pigem selline, ütleme siis roheline, et mulle ei meeldi, et kui nii-öelda kõige parem põllulapp ja kõige paremas kohas võetakse nii-öelda päiksepargi alla. Ei meeldi ka see, et peab metsa maha võtma, raadama spetsiaalselt päiksepargi jaoks. Aga jällegi siin saab väga palju on neid kohti, mõttetuid kohti, kuhu saab seda parki panna ja lõpuks siis on alati võimalik suuremal osal, vähemalt meie klientides, kes on põllumaa omanikud või maaomanikud lihtsalt, neil on alati võimalik ümber enda portfellis teha asi selliselt, et kui neil ongi näiteks liitumisvõimekusega kinnistu ja see on parasjagu põllu peal, siis nad lihtsalt teevad selle põllu kuskile mujale. Et nad saavad enda bilansis seda nii-öelda ümber liigutada, kokkuvõttes on asi nullis ja tegelikult asi toimib. Et ei nii-öelda poolda seda, et teeme kõige paremasse kohta, aga samas natuke saab siin kompromisse nagu teha.
no loodetavasti siiski mitte põllule. Aga aitäh sulle, Magno! Ja ära kuhugi kao, et kohe pead ümber asuma lihtsalt.